Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Sageli küsitakse, kuidas siin Brüsselis otsuseid tehakse. Kas toimub ka siin selline kulisside taga lehmakauplemine nagu Eestis? Ikka ja päris palju. See nädal oli eriti aktiivne. Nädala algul saime nimelt teada, et Ungari ja Slovakkia blokeerivad uue Venemaa vastaste sanktsioonide paketi. Seda paketti kirjeldatakse kui eriti karmi. Muuhulgas keelab see kõik Nord Stream 1 ja tuugaasijuhtmetega seotud tehingud, samuti Venemaa toornaftal põhinevate rafineeritud naftatoodete importi. Majanduslikust vaatenurgast on vastaseis ehk isegi mõistetav. Ungari sõltub Venemaa süsivesinikest 80% ja Slovakkia peaaegu 100% ulatuses. Kuna siin on vaja üksmeelt, on blokeerimine päris realistlik. Kuid Slovakkia välisminister on juba öelnud, et tema riik saab hääletada poolt, kui Euroopa Liit annab neile energiavarustuse kindluse tagatised ja toetab seda muidugi rahaliselt, et leevendada Venemaalt pärit naftast ja gaasist loobumise tagajärgi. Mainis minister ka arbitraaži riske, juhuks kui Venemaa kaebab Slovakkia kohtusse kuni 20 miljardi euro ulatuses. Ka need hüvitagu Euroopa maksumaksja. Teisisõnu, Slovakkia häälel on siin mängus küljes hinnasilt. Veel üks poliitilise lehmakauplemise näide on jäänud peaaegu märkamatuks, kuigi see on seotud NATO tippkohtumisega ja teoreetiliselt võis osutuda Eesti venelaste jaoks muutuseks. Tegemist on Hispaaniaga. Mais tegi peaminister Sánchez ettepaneku muuta katalaani, baski ja galeegi keelt Euroopa Liidu ametlikeks keelteks. Seda ettepanekut on tehtud, sest katalaani parlamendiliikmete toetuseta oleks Hispaania koalitsioon halvatud. Muuhulgas ei pruugi katalaanid nõustuda kaitsekulude suurendamisega 5%. Paljud hispaanlased pole nende kulutustega rahul, arvates õigustatult, et mida rohkem ostetakse relvi, seda vähem jääb raha sotsiaalhoolekandeks. Hispaania on Venemaast kaugel, sissetongi ohtu justkui ei ole, miks peaks rohkem kulutama. Kolumnist Erki Bahovski kirjutas sel teemal Postimehes päris hüsteerilise arvamuse. Tema kardab, et kui Hispaania edu saavutab, tekib küsimus ka vene keele Euroopa ühe suurima mitteametliku keele staatuse kohta. Ja siis võib näiteks üleminek eestikeelsele haridusele peatuda. Arvan, et Bahovski võib siiski magada rahulikult. See on ulmeline stsenaarium. Mitmed Euroopa riigid on olnud Hispaania algatuse vastu. Muuhulgas on see ka tohutu kulu. Täna kulutab Euroopa Liit 1 miljard eurot aastas Euroopa dokumentide tõlkimiseks 24 keelde. Lõpuks leppis Sánchez NATO tipptohtumisel kokku kaitsekulutused suurendama. Kuidas ta lahendab vaidlust katalaanidega, kas ja kuidas maksab Euroopa Liit selle kokkuleppe eest, seda teame teada hiljem, aga kindlasti saame. Peamiseks lehmakauplemiseks läks aga Trumpiga. Jumal hoidku, et USA NATOst välja ei astuks. Et Ameerika presidendile meeldida, oli sõjaline liit valmis tegema kõike. Tippkohtumise programmi lühendati 2 päevalt 1, et tema majesteet ära ei väsiks. Neelati alla ka Trumpi avalduse, et USA ei pea kuulutusi 5% tõstma, kuigi kõik sõimasid sama asja eest Hispaaniat. Jäeti ära kohtumine Ukraina teemal, sest tema majesteet peab Venemaaga läbirääkimisi ja ei taha, et teda segataks. Trump küll kohtus Zelenskiga, kuid midagi konkreetselt ei öelnud. Trump postitas ka oma isikliku kirjavahetuse NATO peasekretär Mark Rüttega. Iga rida seal on piinlikult pugejalik. Jõudsime kokkuleppele 5% kohta. Donald, sina oled teinud seda, mida ei ole ükski Ameerika president kunagi teinud. Euroopa maksab suurelt, nagu peakski, ning see on sinu võit. Tahaks küsida, härra Rutte, keda te teenite, kas NATO-t või Ameerikat? Küsiksin ka, millist hindu oleme valmis maksma, et hoida Trumpi õnnelikuna. Küsimus ei ole põhjendamatu. Täna lõhub USA Euroopa Liitu, oleme Trumpi silmis konkurent ning Ameerika kavatseb meile näidata koha kätte. Võtame kas või kaubandussõja. Keegi kaasa arvatud Trump ise ei ole kindel, et ta peab kinni NATO põhikirjast. Aga praegu me teda usume. NATO leppis kokku, et kulutused suurendatakse 5%-ni. Tõsi, aastaks 2035. 10 aastat tänases turbulentses maailmas on ikka päris pikk aeg. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.